Ja nüüd on vlogis selle segmendi aeg nimega Henri nägi seda ükskord filmis ja tahab seda järgi proovida, kuigi see on arvatavasti üsna halb mõte. Milline teie hommikurutiin välja näeb? Ma panen siia selle Kariibi mere piraatide muusika, siis see näeb eepilisem välja. See ma tegelikult väga kardan praegu. Me täna ainukesed. Normaalsed inimesed ei käi vist praegusel ajal. Arvan jah. Keto lumelaud. Pane kohe pikali. Ei pane kohe pikali. Sa suud... Vau! 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 What the fuck? Ja ta lähebki. Ma arvan, et see on Eesti Nokia. Kelly Sildaru, kes? Ja läks. Ma kardan. Sinna mu esijambad lähevad nüüd. Esimene jalg rohkem ette, siis sul rohkem tasakaalu. Aitäh, suusainstruktor. Let's get it on. Okei. No nii, tuttav korter. Ma sattusin Facebooki just lugema enda kohta kommentaari. Nimelt Malle 70 on täitsa mures. Ta pani diagnoosi nimelt, ta vist nägi mu saadet ja arvab täitsa, et ma olen haige inimene, et haiged inimesi ei tohiks telesse lasta, see selleks. Aga ma hakkasin mõtlema, oi kurat, Mart ja Liina tulevad kohe reisid koju ja ma olen nende elamisest. Äkki on nakkav. Houston, we have a problem. Et tuleb panna see korter karantiini. Mina ei taha, et mu sõbrad haigeks jääksid. Ja mul on see ja see on vähim, mida ma teha saan, ehk muudame seda korterit natuke. Ma näen välja nagu seemne rakk, kes ei leia emakad. Või see muumidest need hatikmätid. Nii et Marti ja Liina, ma arvasin, nad tulevad hiljem, aga ei, nad jooksevad kuskil lennujaamade vahelt ja nad on 2 päeva mööda lennujaamasid reisinud. Ma arvan, nad on hästi energilised. Nad võtavad just võtme ära, ma olen suht kindel peale seda. Hakkame pihta. I'm never gonna let you down. I'll never let you down. Ma sain valmis. Ma näitan kiirelt. Mis mul viga on? See on mu psühholoogile. Põhimõtteliselt ma pidin no-kardinad alla panema sellepärast, et vastast majas võib ma kujutan ette jääda mulje niimoodi, et näeb välja nagu laibatükelda ja askeldab siin põhimõtteliselt ja tõmbab kuradi neid aked ette ja ma ei tea. Ma mõtlesin, ma panen asjadele ka selle lindi ümber toolile ja siis sellele tolmuimejale panin, aga nüüd see näeb välja nagu tahaks mingi taksipäevad Konsumis lõpumüük allahindlus. Selgus, et nad ei jõudnud eile lennukile ja ma pidin magama selle kõige keskel nagu mingi kuradi ehitusplatsi peal. Marti kirjutas, et kuule, tule alla vastu. Ma ütlesin, kuule, ma ei saa küpsetada ühte asja. No kuda ma lähen niimoodi alla vastu? Härra, palun astuge eemale. Tere, palun hoidke eemale. Ärge, perimeetrisse palun ärge tulge. Mul on rõõm teid näha, aga mul on kahjuks halvad uudised. Tõsiasi on see, et ma olen nüüd 2 ööd teie korteris ööbinud. Aitäh teile, eks ole. Ei tahaks oma sõpru nakatada, nii et ma kahjuks pidin teie korteri karantiini panema. Ja ma loodan, et te mõistate, see on teie huvides. Mine palun peale. Mis? Anna mitte kunagi oma koduvõtmeid ära. Seda oli arvata. Sofi, tuled, ma võtan selle. Mine palun pekki. Su terve pere on su vastu. Nüüd sul pole sõpradest ka enam mitte mingit abi. See oli teie enda huvides, come on! Mõtlesin emale, mul oli su kõva metsa taga. Ei, sa ei saa sinna, see on... Või ma tegin püksi, ma nagu päris ei oska. Nii tolmu imeja! Kuidas sa lakke said? Vaatan pikki. Ma pesin teie nõud ka ära, et igaks juhuks, et kui te väga kurjad olete, et siis on vähemalt midagigi head. See kraaniklausul nävedini. Ega sa vetsupotile kogemata mingi kilet ei ole pannud, et kui ma nüüd lähen sinna laskma, siis ma lasen endale... Ma ei tea, ma ei hakanud sinna minema, seal oli mingi vesi maas, mingi siuke kiht vett oli maas vetsus. Limbo! Ma olen väga rõõmus, et see mu poeg ei ole. Kusjuures see oli minu ema idee. Oota!
oota, nüüd saab hoopis su emale mingi asjaga kaela lennata. Ja siis ma läksin Bauhofi, ütlesin, kus saaks seda ohutuslinti ja see naine hullult abistas, mõtlesin, teate, ma väga tahaks sõbratoa vaata ära teha sellega. Siis ta oli nagu, okei. Seda kliendikaarti ma mõtlesin, ei ole hullu, ma teen sulle soodustust. Igatahes edu teile, ma olen Tartu tagasi. No nii, tõmbame selleks korraks otsad kokku. Ma loodan, et teile meeldis see video. Mulle isiklikult väga meeldis. Igatahes, kui sulle väga meeldis see video, siis jäta jäsemeikendus ehk pöial üles ja näeme järgmine kord, davai, tšau! Paneks selle asja ma näen nii naljakas välja. Nii. Oi jumal. Opa! Sa ikka saad aru, et me oleme täiskasvanud inimesed. Eluülikool on see.